Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Koske laulud eesti keeles, koske laulud eesti keeles, koske kande kõlina. Eesti keeles, eesti meeles ülendagem isamaa. Eesti keeles, eesti meeles. Koske laulud eesti keeles, koske laulud eesti keeles, koske kande kõlina, koske kande kõlina. Eesti vaim on vastu pannud, Eesti vaim on vastu pannud, katku nälja aegadel. Eesti mehed mõlka kandnud valusamad vaenlastel. Eesti mehed mõlka kandnud valusamad vaenlastel. Vaprus on, vaprus on, vaprus on, vaprus on meil uuest andnud, vaprus on meil uuest andnud, annab jõudu kõigile. Seda laulgem eesti keeles, seda laulgem eesti keeles, koske kande kõlina, koske kande Tervist, stuudios on Heinar Laigna. Täna räägime meie emakeelest, arutleme, mis on emakeel. See peaks olema õieti pikk seeria keeleteaduslikke loenguid. Teema on ju niivõrd huvitav, nagu kõik teemad, millesse süvatsi sisse minna ja seda uurida. Aga huvitav on ju keele ürgne päritolu. Nagu palju muud kaob ka see kuskile aegade hämarusse, kuidas üldse inimkeel on alguse saanud. Need on ju ka kõik spekulatsioonid, võib-olla päris tõelähedased. Olgu sellega, kuidas on, ometi paneb mõtlema rasside ja rahvuste erinevus ja rohkus ja veel enam keelte arvukus, mis on siis põhjustanud, kui inimolendid on kõik nii
teatud mõttes sarnased ja nagu väidetakse, pärit kõik ühest ja samast väga kitsast algallikast, kust on siis tulnud eri rassid ja millest nii palju eri keeli. Ja kui keeled tekivad, nagu me seda ütleme, siis on kummaline, miks ei teki kõigil eraldi olles üks ja sama keel, mis ometigi põhjustab nii suure erinevuse keelte arvukuses, nende rohkuses. Milles on siin need põhjused? Arhailine keel, folkloorne keel, müüdikeel räägib meile algaegadest. Päris pikka aega on arvatud, et see folkloorne keel, arhailine, mis kõneleb müütides, et müüt on midagi taolist, mis müüdi kujul annab edasi mingi tõe. See on kindlasti õige, aga see ei ole kogu tõde müüdist. Müüt on teisalt ka pigem nimetatav ajalookroonikaks ja küsimuses on ainult seesama müüdi folkloorne keel. Tänapäeval me ju ei ütle, et astronaut sõidab kosmosesse või sõidab taevasse tulisel vankril. Me ei tarvita sõna tuline vanker. Paljud niisugused igapäeva tavaelust võetud väljendid olid vajalikud lihtsalt selleks, et kirjeldada teatud sündmusi, mis olid uudsed ja mille jaoks keeles puudusid alles mõisted. Tuli uut nähet selgitada tuntud mõistete kaudu. Kui kristlik kultuur hakkab sündima ja luuakse õpetust kristlusest ehk dogmaatikat, siis ju tuli luua ka uued mõisted. Kuna antiikne keel, antiikne filosoofia keel ei suutnud edasi anda seda uut sisu, mis oli inimühiskonda ilmunud. Ja esimeste sajandite võimas teoreetiline töö ju oligi selles, et kirikuisad lõid need terminid, lõid selle keele, lõid need mõisted, mõistete definitsioonid, millega uus realiteet oli adekvaatselt seletatud. See ei toimunud muidugi ühe inimpõlve jooksul, see kestis sajandeid, võime rääkida julgelt 1000 aastast, dogmade kujunemislugu, fikseerimislugu, mis jätkus ja täpsustati keskajal, mille kallal töötatakse tänasel päeval, siis kogu see intellektuaalne töö ongi pingutus neid realiteete, mis kultuuris on ja inimelus ja suhete valdkonnas võimalikult adekvaatselt kirjeldada. See tingib muidugi ka keele arengu, uute mõistete sisse tulemise ja kui me võrdleme erinevaid tõlkeid, millede vahel on seal aega 100-150 aastat, siis on väga raske isegi juba lugeda seal 18 sajandi või 19 sajandi alguse piiblitõlkeid võrreldes tänapäevasega, ehkki see sisu on seesama. Nii et ühelt poolt me näeme, kuidas toimub keele demütologiseerimine, see tähendab kõik see, mis arhailisel ajal müüdina kujutati ja müüdina räägiti. Kui me õpime neid müüte lahti seletama ja neid mõisteid, mis siis kasutati tänapäeva keelde panema, tänu sellele ja tänu mitmete distsipliinide, teadusalade võimsale ja kiirele arengule on väga paljud vanad müüdid äkki osutunud väga lihtsalt mõistetavateks tõsiasjadeks, ajalooks ja järsku väga keerukad asjad on üllatavalt lihtsad ja mõistetavad. See on siis tõlke küsimus, mitte ühest keelest teise, vaid arhailise folkloorse müüdi keele mõistma õppimine. Vaevalt keegi mõistab vanu eeposi lugedes täpselt, millest seal juttu on, kui me sinna juurde ei loe vastavaid erialaspetsialistide ja uurijate poolt koostatud selgitusi. Niisiis on vahe tänapäeva teaduslikul keelel ja mineviku arhailisel folkloorsel keelel. Mis see keel
siis ikkagi on. Ta on kõigepealt ju kindlasti äärmiselt sotsiaalne nähe. Kõigepealt peab inimene endale selgitama ja seletama asja ja sotsiaalses elus suhtlemises on vaja meil üksteisele ennast selgeks teha, et mõista teist inimest ja et teine inimene mõistaks meid. Me teame väga hästi, kui palju meie elus on arusaamatusi ja pahandus sellel lihtsal põhjusel, et me ei mõista üksteist või ei mõista üksteist niisuguse peensuseni, nüanssideni, mida teine inimene tunneb ja mõtleb. Siit tuleneb ka see vajadus õppida kõnelema korrektselt, arendada ja lihvida oma keelelist väljendusoskust. Niisiis on ka Eesti ühiskonnas ju tekkinud kultuurkirjakeel. Me teame, et esimese piiblitõlke läbi 1739 sai Eesti tervikuna siis Põhja-Eesti ja siis Lõuna-Eesti Liivimaa osa ühtse kirjakeele. Ehkki juba vastne testament oli Tartu murdes välja antud 17. sajandi lõpupoole, siis Põhja-Eesti murrakust sai selle piiblitõlke läbi siis kirjanduslik, ütleme, kultuur eesti keel, mille peale edasises käigus ehitus kõik muu üles. Samal ajal tekivad ühiskonnas ka suletud niisugused grupeeringud ja nendes suletud grupeeringutes tekib oma teatud kindel keel. Seda on uuritud ju eraldi ja uuritakse jätkuvalt, missugused subkeeled või subkultuurides tekkivad keeled. Noorsool on oma släng, varastel on oma släng, mafioosodel oma släng ja kooliõpilastel kindlasti kaitseväes on oma släng. Võin tuua ühe juhuse, kus mulle räägiti pikk lugu maha, millest ma mitte midagi aru ei saanud. Siis ma palusin seda mulle tõlkida eesti keelde. Sõdurid hakkasid nii armsalt naerma ja täiesti laitmatus korrektses eesti keeles seletasid mulle ära, mis asi see oli. Teadsid küll väga hästi, kuidas see on korrektses kirjanduslikus eesti keeles. Aga selles suletud süsteemis tekivad kindlad mõisted, need mõisted on suhteliselt rikkad, need võimaldavad anda ühe märgiga edasi nii-öelda pika definitsiooni. Kui kirjanduslikus keeles see vajab seletamist, mis see nähtus endast kujutab, siis see kindel sõna kaitseväes igaüks teab, mis selle sõna taga on. Ja niimoodi siis eksisteerivad kaks keelt ka korraga. Suletud süsteemi keel ja kirjanduslik, ütleme siis sotsiaalse suhtluse keel. Samal ajal ometi me näeme, kuidas meie keel risustub ja rämpsustub. Nii nagu kõiges muus, paraku ka nii olulises valdkonnas nagu keel, eneseväljendus ja suhtlemine toimub peenenemise, rafineerituse asemel mingi niisugune primitiviseerumisprotsess. Kui me loeme kirjutisi endistest aegadest, kui me võtame kätte keskaegsed dokumendid, läkitused, kirjad, need olid ääretult pidulikud, need olid täis komplimente, pikad laused, keerukad laused ja osati öelda ka ebameeldivaid asju väga elegantselt, väga delikaatselt, väga viisakalt. Kasutati palju kiil-, rind-, põimlauseid, mis näitab, et mõtlemise kvaliteet pidi olema kõrge ja koolitatud. Samal ajal, kui lugeda käsitsi kirjutatud vanu käsikirju, ka meie oma talukultuurist 19. sajandist pärit rohkeid kirjutisi, sest et meie talumees armastas kirjutada kodus. Kirjutamine, kirjutamise kunst ja lugemine olid eriti hinnas, siis lisaks sellele kaunile lauseehitusele, elegantsile on ka haruldaselt ilus käekiri. Käekiri, võiksime öelda, see oligi eranditult kalligraafiline.
loomulikult kirjutati paissulega ja seetõttu tähed olid eriti kaunid, see joon, mis üles läks, oli peen, see, mis alla tuli, oli paisutatud. Nii et see visuaalne esteetiline pilt kirjutatust oli juba ise täiesti nauditav. Ma ikka aeg-ajalt võtan välja, vaatan ja naudin seda. See nagu loob sideme nende inimestega, kelle sees oli niisugune rahu ja niisugune tõsidus ja niisugune elegants ja austav suhtumine kõigesse ja mis torkab kohe silma võrreldes tänase päevaga. Meie jutt ju ikka läheb kriitiliseks, nagu minugi jutt, ja me elus kuidagi väga palju halba näeme. Teda muidugi on, aga tolle aja kirjutistes puudub kurjus ja tigedus. Ja kui lugeda Pärnu Postimehe jututuba, siis räägitakse seal ka negatiivsetest asjadest niisuguse kerge huumoriga, nagu kellestki armeenlasest, kes Türgi jõukonnas oli öeldud, et raha tema juba armastas lugeda. Et ka niisugusest, ütleme, ahnusest ja omale kõrvale tegemisest osati ka rääkida niisuguse sooja huumoriga ilma vihkamata ja ilma kedagi hirmsasti kohe hukkamata. Selles mõttes kaunis lugemine ja näitab meile tolle aja inimese sisemaailma ja hinge. Näiteks üks näide elegantsest suhtumisest. See on nüüd negatiivne suhtumine teise inimesse, mida väljendati nii. Mu härra, vaatamata minu piiritule lugupidamisele ja austusele teie kõrge isiku vastu, ei tunne ma kahjuks täna teie nägemisest erilist rõõmu. Näete, kui kaunilt võib öelda midagi negatiivset. Mõelgem natukene nendele repliikidele, mida me siin tänapäeval lennutame iga päev, siis näeme, missugune tagasikäik on meil meie hingelis, vaimses ja keelelises hariduses ja kultuursuses. Olemine ja olemasolemine. Milles on siis tähtsus keele puhul? See, et me oskame võimalikult täpselt sõnastada tundeid, realiteeti, arvamusi, mida tahes. Võimalikult täpne, adekvaatne sõnastus eeldab mõtlemise kvaliteeti. Mõtlemise kvaliteet on omaette teema, kuidas seda saavutada, kuidas seda koolitada. Selle juurde kindlasti kuulub julgus mõtelda. Julgus tunnistada neid asju, mis mõtlemine meile selgeks teeb, ka siis, kui nad ebameeldivad on. Igatahes oskus sõnastada seisundeid, hingeseisundeid, oskus sõnastada ja defineerida sõnu, mõisteid, või võtame kõige lihtsama näide tegelikust elust, kus saab juba mõõta inimese intellekti, on, kui keegi seletab sulle, annab juhatust või juhatab teed, kuidas kuskile minna. Ja kui te siis kuulete, siis tõesti väga tihti selle seletuse peale küll midagi üles leida pole võimalik. See on niivõrd segane jutt, millest on näha, et ma võin tuua palju näiteid inimestest, kes on kõrgete teaduslike kraadidega lausa. Aga pange neid ainult selgitama, kohta kätte juhatama. Ja ta on abitu, ta ei ole suuteline realiteeti selgelt, lühidalt, adekvaatselt edasi andma. Ja selle kirjelduse põhjal seda kohta leida on tihti päris võimatu. Või siis lihtsalt ütled, ja küll, öelge aadress ja kõik rahumajas, ma otsin selle ise üles, kus see on. Nii et see oskus täpselt, konkreetselt ja selgelt väljenduda on üks suuri puudujääke meie tänapäevases elus juba, kui kuulata telefonikõnesid. Või kui keegi pöördub sinu poole mingis küsimuses, siis ei jõuta selle asjani selgelt, niisugune ümber palava pudru käimine kestab ja ikka ei saa see asi ära öeldud, mis oleks ära öeldav väga lühidalt ja väga selgelt. Missugused nähted on siis praegu? Me räägime sellest, et meie emakeel on ohustatud. Millest saab siis olla emakeel ohustatud? Mis on üldse emakeel? Ja miks me nimetame seda keelt emakeeleks? Jätame selle vast kõige lõppu,
aga räägime mõnedest siis tõesti vahepeal negatiivsetest nähtustest meie tänapäeva elus, mis on palju tõsisemad kui väliselt võib tunduda. Kui me vaatame praegusi filmitõlkeid, siis me märkame seda, et tõlgitakse sõnu ja tõlkijad arvavad, et väga peen on jätta alles ingliskeelne lauseehitusstruktuur. Ära on kadunud eesti keelest nendes tõlgetes küsiv sõna. Kas sa soovid süüa? Selle asemel öeldakse, sa süüa tahad? Nii, hääl viiakse üles nii nagu inglise keeles. Kas me läheme täna muuseumi? Me muuseumi lähme? Nii, ja see on päris üldiselt levinud, eriti filmitõlgetes vaatad, siis see sõna, küsiv sõna, see jäetakse ära. See on otsene niisugune inglise keele mõju, mida arvatakse, et oi, see on väga peen, kui me niimoodi otse tõlgime, oi kui värskelt see kõlab, aga millest see tingitud on? Miks nii lihtsalt ja kergelt meil nii paljud inimesed, ma muidugi ei üldista, kuid see on liiga avalikus elus nii-öelda domineeriv, miks inimesed on nii aldid ja nii hampelmannid arvama, et võõras on kõik hea ja hästi ja meie asi on kõik väga halb. Niisugune asi sünnib väga sügavast alaväärsuskompleksist. Selle alaväärsuskompleksi tõttu on vastand äärmusena see maania ajaga kaasas käia. Küsimata selles, kas mingid moed, mis ilmuvad ei tea kust või ei tea, kes neid teeb, et sellega peab tingimata kohe kaasa minema. Ei ole mingit iseseisvust või on seda piisavalt vähe. Võtke moeajakirjad kätte, kus kuulutatakse autoriteetsel toonil, missugune on selle suve mood. Huvitav küsimus, kus ja kes otsustab seda? Mis diktatuur see on? Mis keskus see maailmas on või kust kohalt see tuleb, et äkki selle suve mood on niisugune? Kes teeb seda? On see kohustuslik või? Aga inimene sotsiaalse olendina muidugi moenarr on. Ta ei küsi ei tervisest, ei sellest, kas see on ilus või inetu või halb või hea. Kui on moes, mood on kõik võimas, mood on hävitav. See sotsiaalne olend, kes moele suudab vasta panna, peaks olema juba julgeolekupolitsei poolt võetud nii tähelepanu alla, sest selline inimene on võimeline igal pool toimima oma pead ja oma mõistuse kohaselt, järelikult ka dissidentlikult. Nii ta on. Niisiis, sa süüa tahad? Praegu mitte. Ja on ka neid, kes on lausa arvanud niimoodi, et tulebki inglise keelele üle minna ja ei olegi enam selle eesti keelega mitte midagi teha. Eesti keel on ainulaadne keel, nii nagu iga teine keel. Iga keel on siin maailmas eriline väärtus, sest igal keelel on juures oma niisugused nüansid, oma niisugused peensused, et võiksime öelda, kas niisugust keelt, mis totaalselt kõike sisaldab, ongi kogu maailma keelte rikkus, on vast see, milles see peitub. Ja samal ajal, kui ma ise noore mehena arvasin ka, et ikka välismaa keeles asjad on targemad ja ilusamad ja uhkemad, et palju peenem on ju öelda kataknostilised suhtumised või relatsioonid hierarhilistesse struktuuridesse, et seda võiks ilusti ja lihtsalt eesti keeles öelda, et eitav suhtumine astmelisse maailmakorda ja asi on väga lihtsalt selge. Miks see on halvem või rumalam, kui ajada ritta hulk ladina ja kreekakeelseid sõnu? Minu arust ei näita seega mitte haridust, vaid see on lihtsalt niisugune keskaja kultuurist tuleb meelde üks ütelus, kuidas kurjadest vaimudest räägiti ja siis ikka nimetati mida? Kurjad vaimud eputasid ladina keele suurepärase oskusega. Nii et ka nendel oli vajadus näidata, et nad on õpetatud. Ja muidugi nende võimete juures ei olnud raske siis ka keeli osata. Nii et siin on üks huvitav paralleel muidugi. Üleüldse see inglise keele maania praegu. Klassikaraadios tuli üks saade kellestki noorest kunstnikust, kes oli teinud oma näituse ja selle näituse pealkirjaks ja nimeks oli kindlasti New Beginning.
kuidas siis teisiti. Uus algus ei kõla ju üldse huvitavalt, aga new beginning, siis peab olema see midagi eriti. Tema kõnes olid sellised sõnad nagu power tunne, siis midagi, mis teeb väga happyks ja kõik, mis on in, on okei. No ma ei hakka kõiki neid sõnavärde üles lugema, mida eesti keelde lükitakse, aga tuletage meelde mitte väga ammusi aegu, mida öeldi, kui omavahel midagi ergutati või lahku mindi. Davai, pakaa. Mis nüüd öeldakse? Okei, tšao. Mida öeldakse 10 aasta pärast? Et kas ei oleks siiski lihtsam jääda oma emakeele juurde, milleks me peame tingimata oma keelde sisse tooma igapäevases elus niisugusi väljendeid. Ja keele vulgariseerumine ka avalikus kõnekeeles on täiesti kõrva riivav. Paika panema, ämbrisse astuma, luukere kapis, kinga saama. No neid on muidugi palju, kes vaevub need kõik üles kirjutada, ma kunagi tegin ja panin ühe pika lause kokku nendest sõnadest. Kirjutasin selle tahvlile ühes ülikoolis ja küsisin üliõpilaste käest, mida te sellest lausest arvate. Ja kõik leidsid, et see lause on täiesti okei. Ja siis muidugi tegin ma väikese analüüsi selle kohta ja mind vaadati nii imestunult ja pika näoga, et kuidas ometigi nii huvitavat ja nii head lauset, mis koosnebki ainult nendest väga võimukatest tampsõnadest, et kuidas võib seda üldse nii kritiseerida. Ja muidugi, kui me võtame kõik need sildid, mis igal pool on, siis see alaväärsuskompleks inglise keele ees, see on peaaegu et solvav. Ja samal ajal on mingi allergia näiteks vene keele suhtes. Vast viimasel ajal vähem, aga kui siin oli juttu, et kohvik Moskva ei tohi mingil juhul olla, et mõelge ometigi kohvik Moskva, aga kedagi ei häirinud see, et nurga taga kohvik Tallinn on mingi, ma ei tea, mis ingliskeelse nimega ta on, see ei häiri kedagi. Kas kohvik Tallinn ei või Tallinnas olla? Nii et need on kõik niisugused näited, mis näitavad, kuidas paraku meil on palju inimesi, kelle ajaga kaasas käimise läbi väljenduv alaväärsuskompleks on just selle ajaga koos. Huvitav, mis keeles 15-20 aasta pärast me siin neid stampsõnu vormime, kas hiina keeles või midagi pole ju võimatut. Nii et küsimus on iseendaks jäämises, küsimus on identiteedis. Nagu ma ütlesin, keele problemaatika on ju niivõrd erialaline, et meie taoline raadiosaade saab ainult tähelepanu juhtida mõnele väga olulisele asjale. Peaksid kindlasti olema regulaarsed keelesaated televisioonis igal õhtul sel ajal, kui inimesed kodus on ja nende lolluste ja nõmeduste asemel, mida televisioonis reklaamitakse, võiks olla pool tundi keeletund. Mõelge, kuidas see hariks inimesi, kui meile õpetatakse korrektset keelt. Olemine ja olemasolemine. Kultuur peab olema orienteerunud transcendentsi, vabandust sõna pärast, eesti keeles täispoolsusesse. See tähendab, et olemasolu ja kultuur peavad olema kosmiliselt mõtestatud. Kui see puudub, siis ta lamendub tarbimisühiskonnaks. Tarbimisühiskond on kaotanud selle dimensiooni, mõõtme. Nii. Nüüd keel kui üks vahend, millega me adekvaatselt tunnetame maailma, suhtleme universumiga, suhtleme teise inimesega, milles me väljendame oma mõtteid, oma suhtumist, mille abil me defineerime, seletame, sõnastame realiteeti, selgitame neid mõisteid, mida me kasutame, siis on selge, et inimese mõtlemise kvaliteet, tema mõistuse võime mõista on suuresti seoses sellega, kuivõrd arenenud on tema keele kasutus.
loomadega me saame ju ka suhelda hoopis teises keeles. Mõttekeeles, viipekeeles, silmavaadetega anname edasi terveid pikki mõtteid, saame aru üksteisest. Ka inimestega on nii. Kuid inimestel kui sotsiaalsetel olenditel on verbaalne keel eriliselt oluline suhtlusvahend. Ja seetõttu peab olema see võimalus oma identiteedi säilitamisel tunda ja osata hästi oma emakeelt. On ju uurimused selle kohta, missugune seos on rassil ja keelel. On selge, et kui keel tekib, siis see artikulatsioon on inimese olemuse, rassilise olemise väljendus. Teisiti ei saa olla, et on nii palju erinevaid keeli. Samal ajal kui inimese keeleaparatuur, mida ilmselt dikteerivad tema geenid, DNH-d ja kõik muud need peened asjad, et see väljendab tema olemust kõige õigemalt. Sellest on ka tingitud see, kui me õpime võõrkeelt, mis on väga teistmoodi, siis meil jääb aktsent. Ja miks? Sellepärast, et meie see füüsiline keeleaparatuur, lihased ja harjumuspärased liikumised ei ole selle jaoks kohandatud. On kindlasti andekaid inimesi, kes suudavad kõiki keeli hääldada tõepoolest täiesti tõetruult ja sellele keelele omasel viisil. Ja ometi tähelepanelik kõrv kuuleb alati ära ikkagi selle, mida me nimetame aktsendiks. Elades Armeenias omal ajal õppisin ma vene keelt rääkima armeenia aktsendiga. See on mulle siiani külge jäänud. Kui ma olin pool aastat olnud Armeenias ja tulin sealt tagasi, siis ütlesid sõbrad, sul on armeenlase nägu ees. Nii et ka inimese füüsiline olemus muutub vastavalt sellele, missugust keelt ta räägib ja missuguses keskkonnas ta viibib. Inimene on sotsiaalse olendina selles mõttes küllaltki ja tihtipeale väga plastiline ja kujuneb selle järgi. Seega me näeme, kuidas Euroopast läinud inimesed USAs jänkistuvad, mis nende keelega ja näoilmega muutub ja nägudega. Ja samal ajal näeme ka neid, kes on läinud hiljem ja säilitanud emakeele, räägivad siiani inglise keelt aktsendiga ja tähendab see nende oma identiteet on olnud piisavalt tugev. Me võime väliseestlaste puhul jälgida seda väga huvitavalt seda protsessi, kuidas see toiminud on. Nii et keel on üks identiteedi säilitamise võimas vahend. Samal ajal on meil ju näited ajaloost, kus mõni rahvas elab hajali maailmas. Ja neid ei ole sajandeid ühendanud üks emakeel. Võtame näiteks hajali elav maailmas diasporaa juutlus. Siis küsimus, kuidas on nemad säilinud. Siin ongi küsimus religioonist. See on muidugi omaette teema, mida me täna ei puuduta, aga et on huvitavad fenomeenid, mis väärivad täiesti teise nurga alt eraldi tähelepanu. Aga lõpuks meie oma eesti keel. Eesti keel on meie emakeel ja juba seetõttu meie jaoks eriline väärtus. Ma mäletan, kuidas Armeenias armeenlased ütlesid, Vartabet, rääkige eesti keelt, eesti keel on nii ilus, nagu laulaks keegi. Ja siis ütlesid kurvalt juurde, armeenia keel on nii, nagu ise kallutaja kallaks koorma telliskive maha. No, see on natuke liialdus, igal keelel on oma võlu ja oma ilu, kui teda kaunilt rääkida. Ja kui võrrelda näiteks ka vene kultuuriringis, mida me peaks päris hästi tundma, elegantset, tõelist, ilusat vene keelt ja seda, mida lihtrahvas räägib, need on kaks eri keelt. Täiesti kaks eri keelt ja kui on kaks eri keelt, siis on ka kaks eri mõtlemist, kaks eri maailmakäsitlust. Seega keelepuhtuse jälgimine ja keelepuhtuse eest seismine on seismine eksistentsi eest. Keele küsimus on eksistentsi küsimus. Keel on see, mis määrab lõpuks ka nii või teisiti kultuurilis rahvusliku kuulumise. Ja samal ajal on ometigi niivõrd võimas rassiline erinevus,
et kui me õpime ära võõra keele, elades kuskil mujal, siis me mõtleme selles keeles ikkagi oma mõtteid ja selles keeles püüame väljendada oma maailma tunnetust, see, mis meie olemuslikult meile omane on. Eesti keel on võimeline edasi andma kõike, mis teistes maailma kultuurides, kirjanduses, filosoofias, kus tahes on. Samal ajal on loomulik, et keeled laenavad lõppude lõpuks eesti keeles. Meie kultuur eesti keeles, asjatundjad väidavad, on iga 5. sõna laenatud alamsaksa keelest. Ja kui hakata sõnaraamatust vaatama, siis tõepoolest näed, et nii see on. Selles ei ole midagi katki. Laenatakse ikka ja kujundatakse mõisted enda järel ümber. Soomlased on selle koha pealt vahvad. Nemad ei põe alaväärsuskompleksi, nendel Peugeot auto on rahulikult peokäot ja ingliskeelseid nimesid öeldakse ka ilma erilise pingutuseta nii Soome moodi või loetakse nagu tähed järjest on. See on hea märk. See on märk mitte sellest, et nad ei oskaks, vaid see on märk sellest, et nad ei hooli. Ja ei hoolita sellepärast, et on piisav respekt ja austus iseenda vastu. Ükstapuha, kuidas see on. Küll te aru saate, aga soome keeles kõlagu see siis nii. Ma mäletan, kui naerdi siin ühte Soome diplomaati, kes ütles mitte dangerous, vaid tangerous. Tangerous pandi talle öiu nimeks isegi. Seal juures ta oskab inglise keelt, aga ta ei hooli lihtsalt. Meile võib tunduda see harimatus. Aga oma ema keelt austada ja armastada, see on eneseväärikuse küsimus. Ma pean tänama oma ema, kes oli range keeleõpetaja ja jälgis keelt ja tegi märkusi ja koolitas selles osas. Küllap see on ka mõneti vilja kandnud. Ja 2 aastat tagasi keelepäeva õhtul tuli vaim mulle peale ja ma kirjutasin poeemi Ema keel ja pühendasin selle oma emale. Ja ma loen selle ette ja loodan, et kannatlik raadiokuulaja kannatab ka selle poeemi ära. Niisiis ema keel. Austage ema keelt, Jumala õrna andi, pühitsuse poeemi, rahva hinge häält, esivanemate valu ja igatsust. Selles keeles laulis ema meid oodates, selles keeles ema meid esimesena kõnetab, elu imeline and igas südametukses. Selles keeles isad väljendasid maailma ääretust, selles keeles isad suhtlesid vaimudega, selles keeles vaikselt sosistavad esivanemate vaimud, tuleviku igatsuses puulehtede sahinas, imelises vaikuses, metsade salapärases väes, põlvkondade sünnis ja surmas, vaikses kaeblemises, vaevatute kisenduses. Selles keeles sosistavad armunud, selles keeles laulavad ööbikud valgetel öödel, aeg igavikuks muutub, selles keeles sa elad, ainult selles keeles, mu rahvas, oleme olemas. Imetlege ema keelt. Selles keeles laulavad pilved isamaa üle lennates. Tuul sosistab tule ja lenda. Selles keeles vilguvad tähed. Selles keeles vesi teeb imesid. Ainult selles keeles vesi tilgub ja sädeleb. Sillerdab ja vuliseb, niriseb ja voolab. Lainetab ja vahutab, mässab ja mühiseb. Selles keeles meretüüne rahu peegeldab loojuvat päikest, milline väljendusrikkus, milline sügavus ja pikkus, milline peenus, milline tunderikkus. Selles keeles tervitad algavat päeva, selles keeles valgus on hele ja pimestab silmi, selles keeles igatseb su hing suurt ja tundmatut. Armastage ema keelt, elu pidu, vaimu rõõmu, hinge sulnist sosinat, hõrna silitust, tõe kaunist ilu. Kummardage ema keelt, esivanemate meelt. Ärge rüvetage ema keelt võõra vaimu ja sõnadega. Austage ema keelt, Jumala õrna andi, pühitsuse poeemi, elu mõistetamatut müsteeriumi, rahva hinge mälu ja vere häält, esivanemate varandust, kummastuse lahtistust, igavikku.
selle poeemile on muusika kirjutanud Urmas Sisask ja esmaettekanne oli emakeelepäeval 2005. aastal Tartu Ülikooli aulas. Austage, kummardage, armastage emakeelt. Tänan tähelepanu eest. Stuudios oli Heinar Laigna. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Ilus on ikkagi isamaa pale. Kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pühkima peame? Valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pühkima peame? Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ilus on ikkagi isamaa pale. Kui sellelt pühkida kõik, mis on vale. Valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pühkima peame? Valet me tunneme, tõesti kõik teame. Ent kas just meie need pühkima peame? Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Pühime küll, ent kui mõelda järgi, äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ilus on ikkagi isamaa pale. Kui sellest pühkida kõik, mis on vale. Ei saa mitte vaiki olla, lauluviisi lõpeta. Vaikimine oleks vale, sunniks südant lõhkema.
sa kannelt helista, ettei sind mu kõige kallim lauluga ma tülita. Aga kui torm minu kandlelt kostab siiski kõrvu sul, siis sa ise oled süüdi, et nii armas oled mul. Siis sa ise oled süüdi, et nii armas oled mul. Päiv läinud, õdagule jõudnud, on su elapäevad kaugel võõril mail. Päiv vaanu, und ei tule viil, sest ei ole sinna siin ja kodumaad. Oled ilman roitnud, palju nännu, võõrid maid ja elab pillerkaart. Päiv langes, öö on saanud võimust, aga hingiks hüüd, kas oled jäänud sa, kas küll ammu halja aasa nurma, kodu väärad pauki luutman mind. Päiv vaanu, õdagule jõudnud, on su elapäevad kaugel võõril mail. Päiv vaanu, õdagule jõudnud, on su elapäevad kaugel võõril mail. Oleski äkki vahetas vil välja, karjapõlve vasta annas kõik muhkuse ja vara, kui saas karjapõlve tagasi viilma. Päiv langes tagasi su juurde, tules küll, kuid aig ei luba toda tiid. Tules küll, kuid aig ei luba toda tiid.
on maantee ja maanteel on käänak ja käänaku kõrval küla. See ongi ju minu kodu ja täheta kohal ülal. See ongi ju minu kodu ja tume mets seal taamal. See ongi ju minu kodu, muid märke ei oska ma anda. Siin ongi mu saatus ja sugu, mu aja ja elu lugu. Siin ongi mu saatus ja sugu, mu aja ja elu lugu. See ongi ju minu kodu ja tume mets seal taamal. See ongi ju minu kodu, muid märke ei oska ma anda. Siin ongi mu saatus ja sugu, mu aja ja elu lugu. Siin ongi mu saatus ja sugu, mu